ma mõtlen ka, et oleks selle vuntsi vist pidanud tegema ikka. Robert, mul on väga kahju, et ma pean sinuga tegema selle lahkuja intervjuu, aga tead, inimesed mõtlesid, kuidas see küll nii läks, et sina täna välja langesid, aga ma tean, milles see põhjus on. Sinul on iga november olnud traditsiooniks ajada ära oma habe ja see on siiamaani sul ees. Saad aru, ma mõtlesin selle peale. Ma käisin eile ühel kontserdil Unibet Arenal on ju. Ja siis ma enda sõpradelt küsisin, ma teen iga november ajan vuntsi, noh. Ja siis ütlesin, et ma tahaks nagu teha, aga ma ei taha samas otse eeter ja tele nagu, ja siis nad olid mingi, see habe on nagu parem, vaata. Ja siis ma olin mingi, okei, lähme siis habemega. Aga jah, ma mõtlen ka, et oleks selle vuntsi vist pidanud tegema ikka. No vunts oleks iga ühe ära võlunud, ma olen kindel selles. Ja see vunts ja see lenks ikka toimib päris hästi, aga samas see on selline hit or miss, et mõnele toimib. Aga kui hästi sa tuled toime kriitikaga, et ma olen nüüd läbi saadete märganud seda, et kuigi kohtunikud teavad seda, et sa oled väga hea, siis nad ikkagi armastavad öelda seda, see mingi kooli auditoorium või koolisaali publik, mis iganes, ja karaoke ja kõik see, et kuidas sa tuled toime selle kriitikaga? Teda ausalt öeldes nagu viimased, nagu eelmises saates ma olen nõus, mul oli halb laul, ei olnud hea ettekanne, seal ma olen nõus. Täna võib-olla tõesti, aga täna oli kuidagi miskipärast eriti läks, no mitte hinge, ma ei mõtle nagu südamesse, aga lihtsalt see kuidagi mõjus raskelt, et kui ikkagi öeldakse, et sinu laulmine sarnaneb karaokega, siis no see ei ole ilus ja mõnus minu meelest, et noh, kas on tema arvamus, selles mõttes ma pean selle lihtsalt ühest kõrvast sisse teisest välja laskma, et mis ma ikka teha saan. Ma olen täiesti veendunud, et sa ei ole veel jõudnud mõelda kõigele sellele, mis ootab ees homme ja järgnevatel päevadel, aga ikkagi mingid unistused ja visioonid on sul kindlasti ka muusikaga seoses olemas. Millised need plaanid ja soovid on? No kõigepealt ma tahaks ikkagi kõigepealt tahan aja maha võtta. Ei ole kuhugi kiiret praegu, et ma lihtsalt võtan aja maha, mõtlen oma järgmise sammu peale, mis see olla võiks, millist muusikat ma teha võiks, kellega, kuidas, miks, kuna, mis iganes. Ja siis eks ta ole näha, et ma praegu kindlalt plaane kindlasti ei ole, aga näiteks praegused tulevad ju need Superstaari mingid esinemised, et teeme need ära kõigepealt. Aga tunned sa, et sa said olla saates piisavalt kaua, et see oli nagu piisavaks hüppelauaks sulle, sest et inimesed, kes olid võib-olla mubavoorus seal väljalangejate seas, ei ole meil täna enam meeles, aga sina kahtlemata oled. Ma arvan ikka jah, et see top 10-sse jõudmine ja võib-olla mitte kohe välja langemine on selline hea märk tõesti, et kindlasti mingi sats inimesi teab minu nime, et ma arvan, et see on juba natukene võib-olla on nagu hea. Kindlasti oleks võinud edasi püsida, et siin järgmine nädal muusikal on nagu mulle valatud teema tegelikult, et mul on selline hääl selle jaoks, aga mida ei kahjuks nägemata. No vot, televaatajate kaotus missugune. Muulgas lugesin ühte vaimukot kommentaari, et juba eos ennustati, et sina oled selle võistluse võitja, aga mitte seetõttu, et sinust saab superstaar, vaid seetõttu, et sinust saab esiõpetaja, sind hakatakse igale poole kutsuma esinema, ole hea, palun räägi, noored kooli, nõnda edasi. Kas sa võtad vastu need pakkumised ka, mis tulevad selle külje pealt sulle? Ma arvan, et haridus ikkagi mis igas riigis on ikkagi alus ja kui ma saan natukenegi panustada sellesse, siis kindlasti, kui huvi on, siis kindlasti võtta kui ühendust, me leiame mingisugused kokkulepped. Muidugi tulen. Väga hea. Ja viimane küsimus sulle. Kes on järgmine superstaar? 3. korda, 3. intervjuu, järgmine superstaar on Ant. Suurepärane. Mul on hea meel, et ta on suutnud olla nii stabiilne, et püsib sinu lemmikute seas. Loodan sinust varsti jälle kuulda palju edu sulle. Aitäh!